Peaaegu kõik Eesti etnograafilised esemed on kootud suhteliselt tihedalt. Kõige tihedamad võib-olla neist on kindlasti Muhu esemed ja ka Halliste esemed. Tänapäeva inimene, kui soovib kududa nii, nagu vanasti seda tehti, siis tihti saab takistuseks see, et me ei oska enam nii tihedalt kududa. Võtame sama silmuste arvu nagu vanasti ja saame tulemuseks näiteks suka asemel kampsuni. Et kuidas siis kududa nii, et kude oleks hästi tihe? Sageli meil juhtub see, et me tõmbame silmuse tahtmatult liiga pikaks. See on üks võimalus, miks meil see asi untsu läheb ja meil liiga lõdva kude tekib. Et silmused jäävad siia varda peale, siis lihtsalt lõdvalt. Peaksime püüdma kududa niiviisi, et kui me selle silmusest lõnga läbi tõmbame, et me kohe lõpetame selle silmuse kudumise. Nii kui lõng tuleb silmusest läbi, nii on see kohe valmis kootud ja enam edasi seda ei venita. Läheme kohe järgmise juurde ja niiviisi üksteise kõrvale hästi tihedalt tehes saame siis sellise tihedama koe. Teine asi, mida peaks jälgima, on see, et need lõngad oleksid siin sõrme peal pinges. Ja seda pinget me saame siis tekitada oma väikeste sõrmedega, neid lõngu siin parajalt pinge all koos hoides, et nad tuleksid siit üle sõrme lihtsalt pinge all. Ja oluline on ka see, et kui me koome, et meil ei tuleks kude liiga tihe, et me koome küll hästi tihedalt silmuseid, aga peame jätma üsna lõdvaks lõngajooksud. Et see võimaldab meil seda kudet ikkagi venitada. Eriti oluline on see suka puhul, mis muidu lihtsalt jalga ei venikski. Nüüd see teisele poole piilume ja näeme siin neid lõngajookse, siis venitades peab see asi jääma selline vetruv. Et seda on algul isegi päris keeruline saavutada, et kududa silmused hästi väikesed, aga samas ikkagi teha piisavalt lõdvalt lõngajooksud. Aga tähtis on siis see, et kui ma koon, ma saan kontrollida ennast sellega, et minu varras peaks liikuma niimoodi tihkelt siin koes nende silmuste sees, et kui see liigub lõdvalt, siis olen ma liiga suured silmused teinud ja kui mul on seda väga raske liigutada, siis on silmused liiga väikesed. Et niiviisi saan ma ennast kontrollida. Pole vahet, millisel viisil ma lõngu omavahel vahetan, tähtis on see, et ma teeksin seda nii, et mul lõngajooksud oleksid lõdvad ja silmused ise hästi pisikesed.